Kohalik Maroko väljaanne Ledes kirjutas eile, et Eesti kodanikele kohta on välja antud rahvusvaheline vahistamismäärus peeti laupäeval 9. märtsil Daklassi piirkonnas Marokos kinni seoses tahtliku mõrvaga. Praeguseks meil on DNA võrdlusest kinnitus, et 30-aastane Eesti kodanikust naine, keda me arvasime olevat beebi emaks, seda ka on. Tänu heale politsei koostööle oleme kindlaks teinud tema asukoha Marokos ja Maroko kolleegid pidasid ta rahvusvahelise tagaotsimise määruse alusel kinni. Sotsiaalmeedia postituste järgi pidas ta hiljuti oma 30. sünnipäeva ja käis tihti Araabia Ühendemiraatides modellitööd tegemas. Mõned tema viimased postitused võivad tõesti aga tekitada küsimusi, eriti kui on teada, millega ta oli Eestis hakkama saanud. Politseil oli väidetavalt isegi teada juba 22. veebruaril, kuid jätkuvalt on lauas võimalus, et naisterahvas oli ise ohver. Me ei tea, miks naise rasedus kulges ilma tervisehoiu abita. Kas ta võib ise olla kuriteo ohver? Seda selgitab välja uurimine. Järgmine samm on naise ülekuulamine Eestis, aga kuna Maroko pole Euroopa Liidus, võib kogu järgnev venida pikaks. See ongi meie järgmine jõupingutus, et alustada Eestile väljaandmise menetluse, aga see on kindlasti aegavõttev protsess, et väga kiiret tulemust siin ei julge lubada.